meil oli koostöö 63 aasta jooksul. See on siis aeg sellest, ütleme, 161 aastast. Mitte 160-st, ikka 161, mis hakkas, see 161 hakkas peale raskelt. 51. aastat olid külakoolid, 1919. aastal tuli algkool ja algkool kestis kuni, see oli 6 klassi, kuni 1944 ja siis 44. aasta sügisest sai kool uue nime, siis tuli 7-klassiline kool. Sellele järgnes 7-aastane kool ja siis vahepeal oli veel mittetäielik keskkool ja siis ma jõuan juba 50-ndatesse aastatesse, kus klasside täitumus, te ei oska seda ette kujutada, et niisugused suured klassid olid, aga mul on siin kaasas esimene klass, mille mina sain ja siis tavaliselt noor õpetaja sai alati 5. klassi. 5., 6. ja 7., siis oli 7 aastat. Ja siis oli selles klassis 42 last. Klassist, mis praegu teie hulgas ei ole mitte kedagi. Mul on niisugune tunne, üks saatis mulle veel terviseid, kes oli veel tervise juures. Nimelt, ta oli lõpetanud siis 1955. aastal ja sellest 42 õpilasest lõpetas 25. Nii et seda mahajääjaid oli sellel ajal palju, aga miks selle 5. klassis nii palju lapsi oli? Sellel ajal oli Lehtse ümbrus koole täis. Siis oli Läpil kool, kus kohalt tulid meile õpilased. Oli Rägaveres kool ja need olid põhiliselt õpilaste andjad ja siis need õpilased olid tavaliselt internaadis ja internaadis olid ka Pruuna küla lapsed tollel ajal. Nii et Pruuna küla oli väga auge sellel ajal koolis käia lastel. Niimoodi selle 63 aasta jooksul nii, ja kooli nimed vaheldusid siis Lehtse 7-klassiline, Lehtse 7-aastane, siis tuli 8-klassiline kool, siis tuli 9-klassiline kool ja nüüd siis tuli edasi ainult Lehtse kool ja nüüd võime ütelda, et seda nime enam peaaegu ei tule. On üks piirkondlik kool, üks piirkondlikest koolidest. Kurb, jah, nii et täna võime siis ütelda veel siin, et on veel Lehtse kool, aga tuleva aasta sellel ajal enam ütelda seda ei saa. Ja ei ole ka enam 9. klassi. Jah, aga midagi teha ei ole. Kujutate ette, et 50. aastatel olid 40. klassid ja nüüd on 2 ja 3, kas ole? Klassis ei ole, mõni klass on ikka 2 last. Nii et, niimoodi, tahan siis soovida veel, et ikka peab olema kindel, et ilusaim lend on veel ees. Et säravaim sõnum on varjul just sinu enese sees. Et äratundmise poidik ja kõige lummavam loojam
iga päev võivad tulla, kuni on sõrmed veel soojad, kuni veel ollakse kindel, ta tuleb, see ilusaim aeg. Ja kui langema peakski, ei puruks, ei kukutaks end. Soovin kõigile kõike paremat.